got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Hello! Täna on käes reede, 4. mai ja täna ma tahan teid kaasa võtta Otepääle. Mooste folgikoda on käima pannud või sõitma pannud ühe Lafka bussi, mis siis 24 tundi tänasest kuni homseni käib erinevates kohtades ja seal on siis rahvamuusika ja meie lähme õe ja õelastega siis täna Otepääle esinema. Seda saab ühesõnaga see, kui te juba näete seda, siis kõik on möödas, aga igal juhul seda on võimalik ka Postimehest online'ist järgi vaadata. Ja vahepeal on nii vahvaid asju toimunud, aga minu arvates nagu üks selline hullult kihvt asi on see, et ma tegin nagu endale uue väljakutse ja see on 30-päevane jooga väljakutse, mis tähendab, et 30 päeva järjest ma teen joogat. See tase on nagu väga-väga alguses, seetõttu ma pole mitte kunagi teinud seda. Aga täna oli teine päev ja päris äge. Mu eesmärk oleks aru saada, et kas 30 päevaga jooga nagu saab minu elu osaks, selles mõttes, et kas ma jään sellele nii truuks peale seda, aga praegusel hetkel need 2 päeva on olnud päris ägedad, et see tõesti, et see tunne nagu, et mis sealt tuleb, on päris kihvt. Muidugi ma ei ole nagu kõige paremini vormis praegu, nii et siis mõnikord on ikka raske ka, aga väga äge. Me läheme siis praegu Otepääle ja tule minuga kaasa. Tšau! Tšau! Ma olen ema juures ja siia sõites selgus, et meil ei ole tänaseks esinemiseks vaja rahvariideid, mis on muidu okei, aga ma olen riides mitte väga lahkalikult või mis sa arvad? Ei, käib küll, sul on ilus naeratus ja nägus. Igal juhul me panime just paika emaga selle laulude järjekorra ja siis me hakkame varsti minema Merle juurde, me teeme ühe kiire proovi ja siis me lähme juba Otepää Konsumi juurde, kus on see Lafka bus. Autolavka. Just. Me oleme nüüd Ugandi restos ja Heidi seal harjutab, Karla on niisama muhe ja meie folgi Lafka buss on jäänud hiljaks 20 minutit, aga nad juba rõngus sõidavad ja väljas labistab vihma, ma loodan täiega, et jääb järgi, aga äge, täiega kihten. Online'is nägime ka veidikene, nii et loodame, et läheb hästi. Suur aitäh! Ma meid ei lastudki bussiga, mis mõttes me akna tagant vaatsime, kuidas te mängite. Ma jõudsin koju, ossa poiss. See oli täiega äge. Selles mõttes, et meil ikka vahest tuleb selliseid ägedaid esinemisi või ägedaid selliseid esinemiskohti, aga seal bussis oli megapalev ja me ikka kütsime päris korralikud lugudega. Me pidime tegelikult alguses 40 minutit mängima, aga kuna vahepeal juhtus see, et see bussil ma ei tea, mingi kenekas või mingi asi, igal juhul te nägite ka, et see buss oli täiega vanakoolikas, et seal bussil läks kas mingi kenekas või midagi katki või ei laadinud ja siis nad pidid igal juhul tegema mingi asja ja see Lafka jõudis meile siis 40 minutit hiljem ja me tegime siis 40 minuti asemel, mis me pidime esinema, tegime hoopiski 10 mintsa. Kes see koju tuli? Kes? Ossa poiss! Tšau, Adam. Tere, ma olen Adam ja ma olen... Sa pead siia vaatama. Ma olen diivanis praegu. Mul on natuke halb olla. Tegelikult on ka paar päeva olnud juba teiega suures selles kaelavalus või mingi närvivalu on sul olnud. Päris. Ära ropelda, ma ei hakka välja monteerima seda. Me teeme täna koduseid hamburgereid, on ju? Jaa, frikadega. Aga pataadifriikad on okeid või? Paadifrikad. Pataadi, mitte pardi. Aga pataat on ka kartul ju. Jaa, kas on
veegani kartulit. Kas tavaline kartul ei ole vegan või? Kas on pannud tähele, et seal YouTube'i kanalil on ju Madli ütles, et ta tahaks, et ma teeksin sinu nägudest ja sellest teeksin ühe kollabi. Sa ütled, et ma olen kole.